tere, olen Teho Paulus, 66-aastane, sellest üle 60 aasta olen veetnud pidevalt metsas. Ja siia tulin ma sellepärast, et mulle teeb muret meie metsade tulevik. Ma võrdleksin seda praegust 25 aastat tagasi kasutusele võetud metsanduskava nende teede olukorraga, mis siin praegu on. Me oleme jõudnud umbes sellisesse punkti. Ma olen lapsest saati, kuna mul onu oli metsaülem, väga palju aega veetnud metsas. Hiljem olen ma ise ka olnud metsavaht. Aga niisugust metsade olukorda, nagu meil praegu siin on tekkinud, see on nagu väga halb ja ma ei saa siiamaani aru, miks peaks suvel metsa lõikama. Vanasti toimusid metsatööd, palgi lõikamine peale esimesed külmasid kuskil novembrist kuni 1. aprillini. Ja selle aja jooksul saadi kõik metsatööd tehtud. Ei olnud olemas veel arvesterid, isegi minu aeg lõigati veel metsa truuspasaega ja saadi ka kõik need tööd tehtud, rääkimata sellest, et mis selle materjaliga tehakse. Suvel lõigatud materjal on ju tegelikult, mänd läheb 2 päevaga siniseks ja tal ei ole kvaliteeti. Ja muidugi, mis mind kõige rohkem murelikuks teeb, on see meie metsade see kultuur üldse, mismoodi. Muide, me oleme praegu looduskaitsealal. Ja kui me vaatame, missugune see siis nüüd välja näeb, siia muuseas pidi tulema sisse lageraie. Siis noh, see on pehmelt öeldes ikka väga kole. Ja kahjuks 25 aastat tagasi lõppes meie metsade majandamine. Kui sel ajal 60%, kui sel ajal oli lageraie kuskil 10–15% kogu raiemahust, üle olid valgustus, põimendus ja arvendusraied. Ja mets läks lageraiesse 100-aastaselt, mänd 120-aastaselt, siis nüüd on toodud kuuse raieküpsus 60 aastale, mänd 90 või rinnakõrguselt peab olema puu läbimõõt 28 sentimeetrit. Et noh, üks asi on see, et sellisest peenest materjalist ei saa erilist korralikku palki.
ja teistpidi see on mulle see täiesti arusaamatu. Mis siin siis nüüd toimub, ühesõnaga? Mis asja siin raiutakse? Ja muidugi, kui me jõuame nüüd siis selle raieandmete juurde, no siis seal on ikka väga suured anomaaliad. Kui meil öeldakse, et Eesti metsa tagavara on 460 miljonit tihumeetrit. Pindala on 2 miljonit hektarit. See teeb metsa keskmiseks tagavaraks siis hektari kohta 230 tihumeetrit keskmiseks. See tähendab, et selle metsa vanus peaks olema vähemalt 100 aastat. Meil kahjuks 100-aastasid metsasid on võib-olla 20% ümber, kui sedagi on. Ja need on ilmselt tänu sellele alles jäänud, et on olemas veel mingisugused looduskaitsealad. Olgugi, et kuna mets on otsa lõppenud, siis nagu leigatakse sealt ka. Ja minu jaoks on arusaamatu, kuidas on niisuguseid numbreid võimalik välja öelda. Sest kui me teeme lihtsa arvestuse, siis me peame kõigepealt esiteks, et seda täpsed olla, tegema selgeks, et pool sellest metsaalast ehk 1 miljon hektarit kuulub erasektorile ja teine 1 miljon kuulub riigisektorile. Ja kui me võtame nüüd, et viimase 20 aastaga on erasektoris raiutud keskelt läbi 8 miljonit tihumeetrit aastas. Kui me võtame siis keskmiseks hektari tagavaraks 200 tihumeetrit, see teeb seda, et aastas on lagedaks raiutud 40 000 hektarit metsamaad. See 20 korrutes, see teeb 800 000. Ehk teiste võnadega 80% kogu erametsasektorist. Tegelikkuses on seal ilmselt ka kuigi palju arvendusraiet ka sees, nii et eks ta siis on natuke see pindala väiksem, aga tegelikkuses on ta siis umbes niimoodi, et kui me võtame ka 70% on erasektorist noorem kui 30 aastat ja kui me võtame selle metsahektari tagavaraks 50 tihumeetrit, see teeb 15 miljonit ja nüüd siis 15% võtame siis 30 kuni 60 aastat. Selle hektari tagavaraks me võtta 100 tihumeetrit. See teeb teist 15 miljonit. Ja siis ütleme, et 15% on siis nagu vanemat metsa kui 60 aastat. Ja selle siis korrutame 200-ga. See teeb siis hektari selle teeb 30 miljonit tihumeetrit ehk kokku saame 60 miljonit tihumeetrit. Nii et lihtsa arvestuse tagajärjel on meil
60 miljonit tihumeetrit erasektoris metsatagavara. Nii, nüüd kui me lähme siis riigisektori juurde, kus on õnneks poole vähem lõigatud. Seal on 4 miljonit. Siis selle arvestuste järgi on riigisektoris 50% kuskilt metsatagavara, metsa vanus kuni 30 aastat. Võtame sellele siis 50 tihumeetrit hektari kohta. See teeb siis 25 miljonit tihumeetrit. Ja kui me arvestame siis, et 25% metsast on 30 kuni 60 aastat, mille hektari tagavara arvestame 100-ga, see teeb 25 miljonit. Sealt saame kokku 50 miljonit. Ja kui me nüüd võtame siis 25% vanemat kui 60 aastat metsa, korrutame selle 200-ga, siis sealt tuleb veel 50 miljonit. Nii et siis riigi metsa tagavara on kuskil 100 miljonit tihumeetrit ja kui me liidame selle erasektori 60 miljonit juurde, tegelikult ma vabandan, erasektorist tuleb juurde siis nagu 80 miljonit, kuna 7 korda 50 on 35, mitte 15. Nii et siis kokku saame 180 miljonit tihumeetrit, mitte 460. Ja põhimõtteliselt me saame praeguse seadusandlusega kaitsta ainult riigimetsa, mille juures on ka minu jaoks jäänud väga arusaamatuks see, et üle 10 aasta vaieldakse, kui suur on meie metsade tegelik tagavara ja kui palju me võiksime sealt metsa lõigata. See näitab ilmselt, et praegu RMK-s pädevaid inimesi praktiliselt ei ole või kes neil seal on, siis neid ei kuulata. Sellepärast, et metsa raiekavad ja mahud väljaarvutamine ei ole mingisugune raketiteadus. Seal on ju näha, kui palju ja mis vanuselises koosseisus mets on ja vastavalt sellele siis tuleb ka määrata raiemahud. Et siis saab sealt siis välja arvestada minu arvestuste järgi, kui me võtame praegu, et riigimetsa üle 60 aastast metsa, noh, mis tegelikkuses, noh, ütleme seal minu arvates on liiga noor lõikamise jaoks, aga isegi sellest võtame välja, siis ütleme, et seal on mingi 50 miljonit tihumeetrit. No siis arvestame 50 miljonit. Ma arvan, et see peaks jagama siis ära kuskil 50 aasta peale. See teeks niimoodi, et kui me tahaksime jätkusuutlikud olla metsanduses, siis see peaks jääma sinna miljoni tihumeetri piiridesse. Ja tegelikult on niimoodi, et ega seda täpset tihumeetrite arvu ei saagi määrata, kuna
langid on erinevad ja seal on kõikumist. Me saame välja lihtsalt arvestada, et kui palju meil on raieküpset metsa. Ja siis see ära jagada. Ja siis peale seda, sest seal on ikkagi metsa tagava rindamise juures ikkagi kuskil 20% võib seda kõikumist olla. Aga see näitabki ühesõnaga, et kui me nüüd riigisektoris veel sama jõuliselt jätkame, siis on meil põhimõtteliselt, kui me lõikame maha ka kõik looduskaitsealased metsad, siis maksimaalselt seal 15 aastat. Kui me selle jätame alle, siis on meil võib-olla 7-8 aastaks üldse materjali ja ma ei räägi materjali kvaliteedist. Vot praegu on siin hea näide selle kohta, et meil viimasel ajal on metsas väga suured üraski probleemid. Ja see siin nüüd, ma ei tea, mis siin tehtud on või mida siin tahetud teha on ja miks need puud on, see on mingi väljaveotee jaoks ta tehtud või mille jaoks nüüd on siis need oksad siia alla paigutatud. See on tegelikult ehtne üraski kasvulava. Vanasti põletati kõik oksad ära, et mingeid probleeme ei oleks. Aga praegu on, ma saan aru, et kui sa 24 läbi aasta lõikad, siis suvel nagu ei ole seda võimalik teha. Ja mis on selle juures veel kõige hullem on, et need veetakse sinna langiserva välja. Ja siis nad jäävadki nüüd viimasel ajal, kuna see pelleti hind on nii kõrge, siis on neid hakatud natukese nagu ära töötlema. Aga tegelikkuses ma tahangi nüüd läbi nende videode sellest blogist teile siis näidata, et mille tagajärjel on meil need metsad nii haiged. Rääkimata sellest, mis on veel teine asi, on see juurepäss, mis tegelikult on tingitud praktiliselt sellest, et aasta läbi lõigatakse seda metsa ja noh, nagu te siin näete, siis ühesõnaga, ega siis need teed ja juured on ju kõik ju jäävad siia alla ja siis need puud loomulikult on ju kahjustatud. Vanasti oli juurepäss tavaliselt ainult vanades karjamaa metsades. Et noh, mina isiklikult arvan, et meil ei ole niisugust metsa, mida üldse arvestariga lõigata, rääkimata sellest, et see ei ole ka minu meelest majanduslikult eriti kasulik. Rääkimata, mis ta tekitab need pinnasekahjud, noh, kui veel lageraiet võiks talvel aktsepteerida, siis noh, suvisel ajal, noh, see on ju noh, see on tõesti naljanumber, mis selle puuga, noh, ja siis, kui me nüüd vaatame seda kännu kõrgust, ma ei tea, vanasti kui Saamees oleks niisugused kännud jätnud, noh, siis ta oleks ilma tööta jäänud põhimõtteliselt. Aga arvester muidu väga kiidetud ja tark masin kahjuks ebatasase pinna puhul ja külmunud metsakoorikute puhul ei suuda nii madalalt lõigata.
eks see on ka mingil määral sellise kännu jätmine. On siin mingisugune, ma ei oska küll 100% öelda, kas üheski kasvulaba, aga fakt on selles, et kui sa jätad siin ikkagi 3-40 sentimeetrit materjali metsa ja see on nagu jäme materjal, siis see tähendab seda, et langi pealt tuleb ka 3-4% materjali vähem välja. Ja kui me kõik need numbrid kokku lööme, siis ma küll ei ole kindel, et meil oleks üldse mõistlik arvesteriga midagi lõigata ja eraisikutel kindlasti ei ole mõtet arvesteri oma metsa lasta, sest sellepärast, siin te näete, missugune see mets siis välja näeb ühe sõnaga, et siin on küll mingisugused seadused, nagu ma olen aru saanud, et aasta jooksul peaks siis nüüd see firma, kes seda metsa on siin lõiganud, need rööpad siin ära korrastama, aga selles ma väga kahtlen. Ja rääkimata see kõik need pinnase kahjud, mis siin vanemad ja targemad metsamehed ütlevad, et see pidi võtma kuni 1000 aastat üldse kõik see asi aega, et see pinnas niisuguse kohta jõuab. Ja nüüd ma ei saa, ütlen ausalt, et ma ei saa aru, mis raiet siin nagu tehtud on. Et kui ma vaatan nende puude vanust ja diameetrit, siis see puu võib olla, ma ei ole päris kindel, aga ma arvan, et see ei anna 28 sentimeetrit ja ma väga kahtlen, kas selle puu vanus on 60 aastat üldse. Et kuidagi meil praegu seal RMK-s juhtivatest inimestest ilmselt, ma ei tea, ma küll kuskilt neid andmeid olen otsinud, aga kätte ei ole saanud, palju seal on üldse metsandusharidusega inimesi. Aga jah, siin on ka see puu on siit kännust 20 sentimeetrit. Et siin mingid üksikud puud võib-olla siis nagu vastaksid, aga enamus neist võiks siis olla arvata, et siin on tehtud nagu arvendusraiet, aga arvendusraie puhul siis, kui mina veel metsavaht olin, siis võeti välja ikka väiksem ja kehvem puu. Vanem puu jäeti nagu alles, et sellest saaks korralikku palki kasvatada, aga siin, nagu ma vaatan, siis siin on ainult välja võetud jäme puu. Ma ei saa aru ühesõnaga, ma ei tea. Kui mul onu nihukest lanke oleks näinud, ma ei tea, mis ta selle peale oleks kostnud ühesõnaga. Et see ongi väga kurb, et meil inimesed nagu ei taha mõista seda, et see mets, see ongi nagu meie laste tulevik. Aga mitte see kopikas ja mis on selle juures, ma ütlen, kõige hullem on see ju, et ega see kopikas ei jõua ju tegelikult sinna riigi taskusse ja ka õieti, sellepärast et kui me vaatame kas või näiteks seda 2 viimast
siis viimase 2 aastat, et kui palju siis riik, kui me võrdleme turuhindasid, on tänu nendele kahjulikele lepingutele kaotanud, siis lihtsa arvestuse kohaselt, kui me võtame siin viimase 2 aasta andmed, oli kuskil 1,8 miljonit tihumeetrit oli palki. Kui me võtame selle mitte kõrgema, aga niisuguse keskmise palgi indeks 150 eurot, siis see teeb kokku 270 miljonit. Noh, paberipuu siin muidugi mingil hetkel maksis sadamas 140 eurot, aga noh, kui me võtame ka kõige tagasihoidlikumalt, seal mingi 80 ja korrutame selle 1 miljoniks, sest miljon oli meil paberipuud, see on siis juba 80 miljonit. Ehk kokku on juba 350 miljonit ja noh, ja siis on veel 1 miljon on meil siis igasugust siis noh, põhimõtteliselt jäätmeid ja jäätmeid küll on seal 100 000 tihumeetrit, aga ülejääk on siis nagu noh, ma ei oskagi öelda, vanasti nimetati seda kütteks. Siis selle turuhind on ka mingi 40 miljonit, võiks 40 eurot tihumeetri kohta. Noh, kui me teeme niisuguse väga tagasihoidliku arvestuse, siis me saame kokku 370 miljonit. Ja kui me arvestame, et riigi käive oli natuke alla 300 miljoni, see on käive, ma nimetan käive. See tähendab seda, et riik sai kõige tagasihoidlikumal kombel viimase 2 aasta jooksul 70 miljonit nühkida. Noh, aga kindlasti on tänu nendele kahjulikele lepingutele ka eelnevat olnud need numbrid nihukesed. Ja kui me siis nüüd läheme üldse selle peale, et riik on tegelikkuses, ütleme siis arvestades seda, et seal kirutud nõukaajal või lõigati kuskil 2 miljonit aastas, taheti lõigata 3 miljonit, mis tegelikkuses noh, olekski enam-vähem, kui me arvestame, et metsa juurdekasv siis, kui mina koolis käisin ja metsavahina töötasin, siis arvestati keskelt 2,5 tihumeetrit hektari kohta ja see valem on väga lihtne. Sel ajal läks, ütleme, kuusik läks raiesse 100-aastaselt, siis arvestati selle kuusiku tagavara, mis oli kuskil 180-200 tihumeetrit. Ja sinna liideti siis eelnevate hooldustööde käigus välja lõigatud materjal. Noh, see võis seal olla, ulatada 6-70 tihumeetrini, ütleme, sest sel ajal 50-aastaselt tehti arvendusraie. Meil praegu läheb ju 60-aastaselt see mets põhimõtteliselt lageraiesse. Ja sealt jäi siis umbes see liideti juurde ja siis see jagati 100-ga ja võeti keskmine aasta juurdekasv praeguste andmete juures. Siin katsutakse tõestada, et metsa juurdekasv on 8 tihumeetrit hektari kohta. Noh, ei ole see mets 3 korda kiiremini kasvama hakanud. Ja kui me nüüd siis võrdleme statistikat, muide mulle meeldib väga statistika, numbrid ei valeta.
kui me siis vaatame, et 40-ndate lõpust kuni 88. aastani oli metsa juurdekasv keskelt läbi, ta kõikuski seal 2,5 tihumeetri juures. Ja metsa tagavara oli 88. aastaks meil 290 miljonit tihumeetrit. Nii, ja metsa pindala oli peaaegu sama, mis ta praegu on, 2 miljonit hektarit, sellepärast, et siin see 30 aasta jooksul nüüd siis, mis siin katsutakse väita, et selle aja jooksul on meil hirmsasti, ma ei tea, mingisugune 400, isegi kuni 400 000 hektarit metsamaad juurde tulnud, siis noh, see tegelikkuses ei vasta päris tõele. Sellepärast, et kui me arvestame, et riigisektoris iga aasta ametlikult 4 miljonit või 4000 hektarit läheb raadamisse ja kuna erasektoris on see arv veel suurem, mis on mingisugune 12 kõige tagasihoidlikumalt 1000 hektarit aastas ja noh, kui me selle ära võtame, siis praktiliselt ongi see number tasa, et nii et see 2 miljonit, aga muidugi kus hakkavad meil anomaaliad tulema, et kui me vaatame neid numbreid, siis järsku 96. aastal, kui siis noh, nüüd väidetavalt, muide kuni 88. aastani, kuna ma ise metsavahina töötasin, siis ma tean täpselt, mismoodi metsa arvestamine käis. Seal oli iga 10 aasta tagant käis arvestus üle, seal oli kõik asjad olid täpsed. Me võime siin, noh, siin keegi tahab öelda, et nõukaaeg kõik andmed ei pädenud, siis ma ütleks vastapidi, et pigem praegu ei päde need andmed, sellepärast et nõukaaeg ikkagi seda metsandussüsteemi viisid edasi kõik vanad esimese vabariigi aegsed metsavahid, metsatehnikud ja isegi seal algaastatel, ma ei tea, kas metsaülemaid ka oli veel, aga põhimõtteliselt ega mul onugi, kes oli ikkagi esimese vabariigi aeg sündinud. Vanaisa, kes mul oli esimese vabariigi aeg metsnik ja muidugi tema, minu eelnevad emapoolsest suguvõsast läheb see põlv edasi, nagu siin vanaema ütles, mingi 7 põlve. Ennem seda oli meil juba metsandussektoris. Siis need inimesed olid ikkagi üles kasvanud selle süsteemi järgi ja muide see metsanduskava, see ei võetud mitte nõukogude aeg kasutusele, vaid see võeti juba esimese vabariigi aeg kasutusele. Ja siin väidetakse, et esimese vabariigi aeg kõvasti lõigati metsa. Jah, olen sellega nõus, aga seda metsa ikkagi talumees niisama ei lõiganud. Ja ta lõikas ikkagi vana metsa ja need metsad olid korras, isegi praegu nagu siis ütleme, kui minagi metsavaht olin, siis sel ajal oli ka tööjõu puudus, kuna need palgad sellele raietöölisele väga kõrged ei olnud, siis oli tegelikult riigi poolt päris hea süsteem välja mõeldud. Kui inimesel oli küttepuud vaja või midagi, isegi palki, siis sa tulid metsa, metsavaht näitas sulle kätte ja tänu sellele niisugust laga, nagu praegu meil metsades on, seda tuulemurdu ja kõiki seda, rääkimata sellest, et sel ajal olid kõik kvartalite kaupa metsaeraldised. Ja neid oli ka, see kuulus ka metsavahi töö hulka, et need kvartalisihid puhtad hoida. Nii et noh, seal oli ikka lust oli metsas käia ja praktiliselt ei olnud võimalik metsas ära eksida. Aga kui ma vaatan nüüd tänapäeval, mis siin meil metsades toimub, noh,
siis see on ikkagi väga kurb see asi ühesõnaga. Ja ma tahtsin öelda seda, et jõuda siis lõpuks selleni, et sel ajal oli metsanduses oli kõik korras ja oleks tegelikkuses võinud lõigata nagu 3 miljonit, aga nüüd lähme nende numbrite juurde, aga siis kui 96. aastal võeti siis, ma ütleksin siis selle internetipõhise, mina nimetaks seda internetipõhiseks metsa nagu arvestuseks, et siis järsku tekkis niimoodi, et 8 aastaga oli metsa juurde kasvanud 200 miljonit tihumeetrit. Ehk metsa tagavar oli tõusnud 480 miljoni peale. Ja siis nagu arvestati, et 16 miljonit on nagu aastane juurdekasv. Ja siis muidugi tehti lihtsalt, et võeti rusikareeglina, et kui 16 kasvab, siis 12 võib lõigata. Noh, muidugi päris nii see asi ei ole. Ja kui ma juba eelnevalt jutustasin, et ikkagi loeb metsa vanus ja nii edasi. Ja nüüd ma tahan jõuda selleni, et tänu sellele ja muide sel ajal, isegi seal 90-ndate keskel, sest ma olin ka sel ajal väike metsaomanik ja isegi töötasime üles mõningad metsalangid, siis põhimõtteliselt kuskil 80% tuli langilt, noh ütleme, kui ta oli kuuse või männilank, siis isegi veel rohkem. Kuskil 85 tuli välja palki ja sel ajal oli palgi viimane diameeter 16 sentimeetrit. Praegu ma kardan, et siit neid vaadata siis, kas esimene kuus annaks selle välja ühesõnaga. Et see näitab, kui korras olid metsad ja kui suur oli tagavara ja see ongi nüüd siis, mille ma tahan jõuda, on see, et kui me nüüd vaatame praegu selle RMK numbreid, kus 45% on palki, siis kuskil 30, noh põhimõtteliselt ta läheb nagu pooleks paber ja siis küte ja muud asjad. Et noh, ma ei tea, võib-olla see ongi see tulevik, et võtame siis metsa veel nooremaks ja et noh, et saaks lõigata, siis võib-olla, et saab 25-selt ka, et üle seda, et noh, pelletis seda kõlbab küll, ma ei oska öelda, kas puidutööstuses mingi 8 ja 10 sentimeetrise diameetriga puul on ka võimalik teha mingit liimmaterjali, aga see selleks. Et ma tahan öelda seda, et praktiliselt meie metsad on hakanud lõppema. Ja mille jaoks ma üldse otsustasin, et ma tahan nagu seda blogi tegema hakata. Et siin nüüd viimased 5-6 aastat ma olen väga palju metsades ringi käinud, aga 2 aastat tagasi, kui ma sattusin Nõva looduskaitsealale, kus korraga oli 5 arvesteri peal, ma sellest kirjutasin väikse artikli ka, Delfi ei tahtnud mind telkida, aga Postimees võttis selle vastu. Ja peale seda nüüd ütleme siis üle 2 aasta ma olen siis nüüd vaadanud, et kuidas ma saaks nagu need teadmised ja asjad siis nagu rahvani tuua, et inimesed mõistaksid, et tegelikkuses on meil metsadega väga halvasti ja muide, ega me ei saa nagu sest kui see 25 aastat tagasi see ära lõhuti kõik see süsteem, siis sinna juurde kuulub, metsa juurde kuuluvad ka loomad.
sel ajal olid jäägrid. Nüüd on praktiliselt see pandud see kohustus nagu tavajahimeestele ja tegelikult need normid, mis on, noh, need ei ole ühesõnaga nagu päris reaalselt, aga okei, see selleks, sellest jahindusest ja muudest asjadest ma teen kindlasti eraldi loomadest, lindudest eraldi niisugused videod ja jutustan, missuguses olukorras minu arvates tänu sellele, et see süsteem ära lõhuti, meie metsade loomastik, mis on tänu sellele, mida meil on tänu sellele liiga palju tekkinud ja mida meil on liiga väheseks jäänud. Aga, ja siis ma vaatasin, et on olemas üks niisugune tore MTÜ nagu Eesti Metsa Abiks. Ja neil on soov hakata välja koolitama vabatahtlikke metsavahte. Ja siis ma otsustasin nendega ühineda ja mina ütlen, et nad on kõik väga toredad inimesed ja nad teevad väga tänuväärset tööd. Et nad torgivad taga ja toovad need probleemid kõik rahva ette. Nii et ja muidugi, kui me nüüd tähendab see põhiline eesmärk tegelikult on see, et nagu me jõudsime nende vabatahtlike metsavahtideni, siis tegelikult ma sooviksin, et meil taastataks samasugusel kujul. Seda enam ei saa teha, kuna pool riigi metsamaast on läinud erasektorisse aga pool on ikkagi riigi käes. See tähendaks tegelikkuses siis veel ka nagu regionaalpoliitikat, et taastada need metsad, sest Eestis praktiliselt, Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus ei ole ükskõik, kuidas me nimetame ta, metsavahiks, pargivahiks. Ja ma saan aru, et eks seda süsteemi võib natukese nüüd nagu kõik asjad muutuvad, siis kindlasti võib-olla ei ole meil neid metsnikke nii palju vaja, aga kindlasti peaks olema metsavahid ja ma ei saagi aru nüüd ütleme ja jäägrid. Ja loomulikult, mis tuleks ka teha veel. Praegu siin mõned aastad tagasi läks looduskaitse ja nagu põhimõtteliselt ühte alluvus RMK-ga, et teistpidi öelda, et see on nagu kits kärneriks. Ja nüüd ongi praktiliselt, et ega looduskaitse otseselt RMK-d kohtusse kaevata ei saa, kuna see on üks riigiasutus. Et niisugused asjad tuleks ka nagu ära lõpetada. Ja muidugi huvitav oleks teada üldse, et kes seal RMK-s konkreetselt töötavad, sellepärast, et tuleb välja, et vanasti metsaülem teadis kõike, mis tema metskonnas toimub. Nüüd paraku mina algus mõtlesin lihtsa inimesena, et metsaülem on selle jaoks, kes nagu vanasti, et ikkagi tehakse need otsused ja määratakse need raied ja värgid, aga nüüd tuleb välja, et ma ei olegi nagu päris täpselt aru saanud üldse, et kas see on siis mingite lepingute alusel, mis lepingute alusel, kes need sõlmivad, mis tingimustel
sellepärast, et noh, ma ütlen päris ausalt, et see mets, mis siin suvel kõik lõigatakse, minu arusaami järgi see läheb kõik pelletisse, sellepärast, et noh, no muidugi teistpidi jälle kui võtta, ega me kõik inimestena oleme aeg-ajalt, on meil vaja olnud lauamaterjali ja me oleme üht-teist endale ka tellinud seal uksi ja aknaid ja lasknud põrandat panna ja siis millegipärast juhtub niisugune anomaalne asi, et need asjad nagu hakkavad mingi aja tagant enam ei taha nagu hästi toimida. Aga noh, eks see ongi see anomaalia, et kui vanasti, noh, ma ei räägi seda, kui talumees metsa lõikas, et ta vaatas kuufaasi ka põhimõtteliselt, siis ikkagi ütleme, sellel eelneval aegadel ja ikkagi on lõigatud metsa siiski, kui on külm, palk on surnud juba, puu põhimõtteliselt, kõik on kinni, mahlad on kinni, siis jah, see kiirkuivatusmeetod on muidugi tulnud juba päris mitukümmend aastat tagasi, aga kui me tahtsime ikkagi, ma tean, minu suguvõsas, kuna seal neid metsamehi on hästi palju olnud, nemad ikkagi staabeldasid materjali ja lasid seda vähemalt minimaalselt 5 aastat kuivada, siis taheti sellest, tehti nagu materjali ja mis kestis ka. Aga tänapäeval on jah, kuidagi need asjad on väga halvasti ühe sõnaga. Ja noh, ma siis loodan, et ma suudan teile siis siin aasta jooksul, ma tahaksin Eesti metsadele tiirud peale teha ja tänu sellele MTÜ abile, nad on väga tragid, kes igal pool vaidlustavad niisugasi looduskaitsekeskkondades ja igasugustes vööndites tehtavaid raideid, siis saab võib-olla mõningates videodes ka vestelda nende inimestega, kes otsustavad siis, et mind väga huvitaks, et kuhu see materjal läheb ja mis need lepingud välja näevad ja põhimõtteliselt ma ei saa nagu ühest asjast aru, et ma saan aru erasektorist, ja erasektoriga on niimoodi, et see ongi selge, iga erametsaomanik oma südametunnistuse asi, kuidas ta seda metsa hooldab, muidugi noh, nii ja naa selles suhtes, aga kõige kurvem on ju see, et nüüd need suured riigifirmad, mitte riigi, aga just suured igasugused firmad on ju omandanud kuskil 75% sellest erametsasektorist ja noh, see on see loomulik, et kui firma on sinna investeerinud, seda tahab raha tagasi saada. Ja kahjuks see ongi see enamus, kus on need metsad lagedaks lõigatud alguses veel, siis kui see vana süsteem veel kehtis, siis vähemalt osa kinnistuid isegi rekvireeriti selles suhtes, et kui seal oli tehtud üleraideid ja igasuguseid asju. Noh, rääkimata pinnase kahjustusest, sest ma ütleksin niimoodi, et minagi olen pidanud seal 90-te lõpus korra trahvi maksma, kuna me jäime natuke ühe langi välja vedamisega hiljaks ja mitte see, et ainult trahvi maksma, vaid siis oli veel seadus, mis pani seisma igasuguse väljaveo. Ja siis, kui mets oli kõik ära kuivanud, siis kui lõpuks sain ma oma selle 1000 tihu kasepaberipuud kätte, mis oli selleks ajaks juba hapuks läinud. Et noh, siis olid nagu seadused ja ma arvan, et noh, siin nagu me eelnevalt nägime niisuguste jälgede puhul, siis selle seadusega arvester tuleks ise metsast välja, sellepärast et nende trahvidega
ei ole mõtet lõigata ja minu jaoks üldiselt ongi natuke aru saamata, et miks üldse nihukestes, ma ei teagi, mis näiteks see samane looduskaitsealune lank. See on ju jube tegelikult, mis siin on toimunud ühesõnaga. Ma saan aru, kui nüüd oleks ka, sel aastal muidugi keegi ei lõika metsa normaalse mõistusega inimene, aga siis ei oleks ju vaja seda kuradi arvesteri siia ajada ja eriti nii väikeste metsakoguste jaoks või ma ei tea, või valmistatakse siin ette mingit suuremat lõikamist siin küll, vaadata siis siin oleks ainult võimalus teha arvendusraiet ja sellegi jaoks on see mets veel liiga noor ühesõnaga, et nüüd enam põimendusraiet, nagu ma aru olen saanud, ei tehta. Nüüd siis põhimõtteliselt või see ongi siis nüüd see, et siis 25 aasta tagant siis lõigatakse siht sisse, et siis 30 aasta pärast saaks siis nagu selle kaudu siis metsa välja vedada või ühesõnaga ma ei tea, minu jaoks on see täitsa arusaamatu, mis siin tehakse ühesõnaga. Ja ma ei teagi, et ma arvan, et ma vist nüüd selleks alguseks nagu lõpetaksin selle me võime muidugi veel see asi, mis ma tahaks siia lõppu lisada, et kõige huvitav on see, kui sa vaatad ja kuulad nende poliitikute juttu, siis näiliselt vist on sotsid ainsad, kes on avalikult välja öelnud, et nagu raiutakse metsa nagu liiga palju. Aga kui sa kuulad nende juttu, et siin viimanegi kord, mis ma seal selles, ma ei mäletagi, mis grupis seal kuskil seal näidati, kus see endine keskkonnaminister Kallas seal ütles, et Kallas tegelikult, ütleme siis niimoodi, et nii palju peab talle au andma, et ta ikkagi võttis mingisuguse osa lageraiest vähemaks, aga nii kui tuli ref, siis ja nii kui riigil raha ei ole, ma ei tea küll, mis raha see siit tuleb, ma arvan, et siin tuleb peale maksma hakata lõpuks seda istutamise puhul. Aga need numbrid ka, mis ta seal räägib, et põhimõtteliselt meil võiks nagu 9 miljonit tihumeetrit lõigata, see on ju täielik absurd ja ma ütlen ka veel kord, et ei tasu ajada segamini erasektorit ja riigisektorit, sellepärast et erasektori raiemahtu riik määrata ei saa. Riik saab määrata ainult enda raiemahtu ja riigi raiemaht, kui me arvestame, et riigi metsa juurdekasv on seal 2,5–3 miljonit tihumeetrit ja arvestades seda, et me oleme praktiliselt üle 20 aasta lõiganud 2 korda rohkem, kui oleks tohtinud lõigata, siis ma ütlen, et jämedalt muidugi niimoodi, ilma et oleks näinud paberi peal, mis seal tegelikult numbrid on, ei saa öelda, aga põhimõtteliselt ma arvan, et see jääks sinna miljoni juurde ja lageraie osakaal peaks tulema sealt, kui praegu on siis seal 12 vist, nüüd on vist viidud 10 peale, siis ma arvan, et lageraie osakaal ei tohiks olla suurem kui kuskil 2–3 tuhat hektarit. Peale selle muidugi tuleks ära koristada kõik see tuulemurd ja kõik see jama, aga ma saan väga hästi aru, et seda tegelikkuses ei taha keegi teha, sellepärast et see ju maksab, see on kõik kulu, see ei ole tulu. Ja siis siin mul siin üks tuttav ütles, et mis sa vingud, et Eesti riik on üks väheseid, kui mitte peaaegu ainukene, kes ei maksa metsandusele peale. Ma olen nõus, et võib-olla praegu ta ei maksa, aga kui me nüüd vaatame neid tohutuid lageraieid ja nüüd muidugi tulevikku nende videode ma tahan läbi käia ja vaadata, missugused on siis need tulemused
20 aasta jooksul, kus on tehtud lageraieid ja missugune on siis see looduslik juurdekasv ja istutatud juurdekasv, sellepärast et noh, kui ma neid arvu nagu numbreid vaatan, siis minu jaoks jääb see arusaamatuks, et põhimõtteliselt kui me võtame 12 000 tihumeetrit iga aasta lageraiet, no ma räägin riigisektorist, ja arvestades, kui suured on need lageraierangid, siis ma arvan niimoodi, et loodus võib-olla äärmisel juhul suudab pool sellest taastada, aga poole peaks istutama juurde. Ja kui me nüüd siis võtame selle teema ette, siis minu aeg istutati 10 000 taime hektari peale. Nii. Noh, kõige tagasihoidlikumatel andmetel 10 000 taime. Noh, siin on, ma vaatasin seal internetis, need hinnad on erinevad, aga põhimõtteliselt, nagu ma lõpuks aru sain, on see võimalik siis 20 sendiga siis nagu osta. Noh, see on 2000. Siis, noh, siin küll mingisugune kiire metsapoiss näitas, et on võimalik istutada 2500 taime päevas. No selles ma julgen kahelda. See võib-olla on tõesti, et kui kuskil võistlustel ja pinnas on hästi valmistatud ja siis ma jääksin ikka reaalselt kuskil 800 taime juurde. Noh, see teeb põhimõtteliselt siis 12 tööpäeva. Noh, siuke on raske töö, kui seal on võimalik 100 eurot päevas. Noh, vanasti küll oli, arvestati jämedalt istutamisel, et krooniaeg kunagi maksis, kroon oli taim ja kroon said ka istutamise eest. Noh, siis kui nüüd võtta niisuguse rehkendusega, siis see oleks 4000 eurot. Ja siis kui me võtame veel siis selle 5 aastat peale seda, kui sa oled need taimed istutanud, pead sa 5 aastat neid vähemalt hooldama. Noh, sinna me võime veel teine 4000 juurde panna. See teeb kuskil seal kõige tagasihoidlikumalt seal mingi 8000 euro ümber. Noh, kui me korrutame selle 6000-ga, siis see on see on ikka päris suur number. See tähendab teiste sõnadega, et me peaks siis kuskil peaaegu 6 miljonit iga aasta istutamise pealt peale maksma. Aga võt, mulle jääbki see arusaamatuks, et miks me lõikame nii suured langid ja nii palju, kui selle loodus võiks ju ise täis külvata ja noh, see raha jääks kõik riigile alles. No, ma ei räägi siin muidugi siis, mis veel sinna juurde tulevad, need igasugused väljaveoteed ja värgid, särgid ühesõnaga. Ja loomulikult ega see mets, mis istutatakse, see oleneb kõik ka sellest, et taimedest, värkidest, näiteks tänavu aasta oli hea näha ju, kus enamus, mul siin üks tuttavgi istutas paar hektarit taimi, mis kõik ära kuivasid. Ja nüüd see uus istutussüsteem, mida nad hirmsalt kiidavad, nüüd tahetakse nagu puupõldu teha, mida minu teada vist 50 aastat kogemust on vist ainult Prantsusmaal. Et noh, nad väidavad, nagu mina aru olen saanud,
et see on see põhimõte, et puu hakkab 3 korda kiiremini kasvama, aga tegelikult seda nagu ei kinnita. Ja kui me siis selle kõik need kulud kokku lööme, siis noh, ei ole mõtet niisuguse jamaga tegelikult tegeleda, see keerab looduse kõik asjad tuksi. Et ühesõnaga, mis ma öelda tahan, et oli üks ühine ühiskond, kus me elasime ja seal taheti ka jõed teistpidi voolama panna, aga no ei hakanud voolama need teistpidi. Ja see on ka täpselt see, et meil siin arvavad mingid tarkpead, et nad on väga targad looduse suhtes, et nad võivad kõiki asju, aga tegelikult kahjuks ei suuda nad midagi. Suudavad ainult siia kokku keerata niisugused käkid, nagu ma siin nüüd olen terve selle aja näidanud, missugune siis see raie siin siis nüüd välja näeb ühesõnaga, et noh. Et ja ma arvan, et eks ma siis esimeseks korraks nagu lõpetan, et noh, et nii palju võib muidugi öelda, et poliitiliselt kunagi sellest metsavahtide taastamisest on rääkinud rohelised, aga see on ka nii aegade ammune asi. Ja muidugi ma arvan, et üldiselt igas normaalses riigis on rohelised jõudnud parlamenti. Noh, ma arvan, et need võiksid meil ka jõuda. Iseasi muidugi, noh, kui neid praegu vaadata, siis no küll nagu ei näe, et nad tegudes ka nagu seda metsa tahaksid kaitsta.